Vaata neid satelliidipilte Moskva naftatöötlemistehasest, mis sai tugeva droonirünnaku tagajärjel kannatada. Piltidel on näha hoiupaaki, mille gaas paiskus plahvatuse tagajärjel õhku. Venemaa ärkas taas üles, nähes sõda jõudmas omaenda infrastruktuuri südamesse. See paljastab pöörde, mida Kreml üritab varjata, ähvarduste, karmide sõnavõttude ja propagandaga. Vladimir Putin ei kontrolli enam kriisi kulgu nii nagu varem. Ukraina on hakanud ründama rafineerimistehaseid, logistikakeskusi ja energiaobjekte Venemaa territooriumil, samal ajal kui Moskva kiirustab kinnitama, et kõik on kontrolli all, isegi siis, kui suits tõuseb taevasse ja kahjud jõuavad rahvusvahelistesse uudistesse. Rünnak Moskva rafineerimistehasele koos rünnakuga Tjumeni rafineerimistehasele Siberis näitab, et Kiiev viib surve kaugele rindeliinist. Samal ajal seisab Zelenski silmitsi diplomaatilise pingega Poolaga, Merts takistab Ukraina täielikku liitumist Euroopa Liiduga ning Iraan tekitab taas pinget Hormusi väinas, luues ülemaailmsel areenil veelgi rohkem ebastabiilsust. Putin soovis Moskvast juhitud kontrollitud sõda. Nüüd näeb ta põlevaid rafineerimistehaseid, pahaseid liitlasi, edasiliikuvaid vastaseid ja paralleelseid kriise, mis survestavad kogu maailma. Mida suudab Putin veel varjata? Miks on Vene tagala muutunud sihtmärgiks? Kuidas kavatseb Moskva seda sõda nüüd jätkata? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Kiiev püüab vähendada Moskva võimet sõda rahastada, varustada ja pikendada. Vladimir Putin lootis Ukraina väsitamise teel purustada, kuid nüüd näeb ta, kuidas Ukraina kasutab tehnoloogiat, luuret ja ulatust, et avada Venemaa territooriumi tundlikke punkte. Moskva reaktsioon tuli vanas Kremli stiilis. Medvedev ilmus uudiste keskmesse agressiivses toonis avaldusega, mis omistati talle, öeldes, et Kiievi valitsuse suhtes enam reegleid ei kehti, välja arvatud tsiviilisikute tahtlik hävitamine. See avaldus näitab verbaalset meeleheidet neil, kes püüavad näida tugevad, kui nende enda tagala hakkab lagunema. Kui režiim peab karjuma, et reegleid enam pole, tähendab see, et osa narratiivist on juba kaotatud. Rünnak Tjumeni linnas suurendab seda mõju veelgi. Rafineerimistehas asub Siberis, peaaegu 2000 kilomeetri kaugusel piirist Ukrainaga. Kohalikud võimud ütlesid, et rusud kukkusid tehase territooriumile ja püüdsid väita, et olulisi kahjustusi ei olnud, kuid juba ainuüksi see, et droonid jõuavad nii kaugele, muudab sõjakäsitlust. Venemaa ei tegele ainult rünnakutega piiri lähedal. Ta seisab silmitsi Ukrainaga, mis on võimeline tabama sihtmärke sügaval Venemaa territooriumil. See ulatus häirib Putinit, sest see murrab ühe keskse lubaduse, mis anti Vene rahvale. Idee, et Moskva saab sõdida välismaal, survestada Ukrainat, ähvardada Euroopat ja samal ajal hoida sisemist igapäevaelu kaitstuna. Rünnatud rafineerimistehased näitavad teist reaalsust. Sõja hind jõuab tagasi Venemaale, suits tõuseb Vene rajatistest, ebakindlus jõuab Vene töötajateni. Kremli eliit mõistab, et pikk sõda nõuab samuti hinda neilt, kes süütasid tulekahju. Zelenski seisab samuti silmitsi tõsise probleemiga diplomaatilisel rindel. Poola president Karol Nawrocki võttis Zelenskilt ära valge kotka ordeni, mis on Poola kõrgeim autasu. Otsus tehti pärast seda, kui Ukraina otsustas nimetada ühe sõjaväeüksuse nii nimetatud UPA kangelaste, Ukraina mässulise armee auks. Poolas seostub see rühm kibeda mälestusega, kuna neid süüdistatakse etnilises puhastuses poolakate vastu ja sõjakuritegudes. Nawrocki püüdis eristada sümboolset karistust Zelenski vastu Poola toetuse andmisest Ukrainale. Ta väitis, et see otsus ei olnud suunatud Ukraina rahva vastu ega muutnud Poola strateegilist julgeolekukursust. Sellest hoolimata avas see žest poliitilise haava delikaatsel hetkel. Ukraina vajab sõjalist, rahalist ja diplomaatilist toetust. Poola on selles abis endiselt keskne lüli. Aga Varssavi tegi selgeks, et toetus Putini vastu ei tähenda tühja tšeki ajaloolise mälu osas. See pingeline olukord on otseselt Moskva huvides. Vladimir Putin on alati püüdnud ära kasutada lõhesid Ukraina ja tema Euroopa partnerite vahel. Aumärgi äravõtmine andis Vene propagandale võimaluse väita, et Kiiev kaotab toetust. Kuid olukord on tegelikult palju keerulisem. Poola kritiseeris Volodymyr Zelenskit, kuid ei katkestanud suhteid Ukrainaga. Sõnum oli karm, kuid see ei tähendanud loobumist. Just siin tuleb Vladimir Putinile piir ette.
Friedrich Merz pani Ukraina eufooriaale veel ühe piduri, öeldes, et sõjas olev riik ei saa praegu saada Euroopa Liidu täisliikmeks. Tema poolt kaitstud ettepanek näeb ette omamoodi assotsiatsiooni enne täielikku liitumist. Kiievi jaoks kõlab see pärast aastaid kestnud võitlust Vene sissetungi vastu nagu väiksem auhind. Berliini jaoks on see viis hoida Ukrainat Euroopa struktuuri sees, ilma et see tekitaks kohe õiguslikku ja poliitilist kriisi plokis. See ütlus näitab, et Ukraina liigub edasi, kuid seisab endiselt silmitsi raskete takistustega. Putini algatatud sõda tõukab Kiievit lääne poole, kuid raskendab samal ajal tema täielikku liitumist lääne institutsioonidega. Zelenski tahab näidata Ukraina rahvale, et ohverdus viib turvalisse paika Euroopa Liitu ja eemale Vene varjust. Merz vastab ettevaatlikult, pakkudes osalist integratsiooni ja tulevikulubadust. Probleem on selles, et tulevikulubadus ei too drooni alla, ei peata raketti ega taasta kauget linna. Sellegipoolest Putini arvestus läheb endiselt luhta. Sissetung pidi Ukraina Euroopast eemale tõrjuma, mõju oli vastupidine. Ukraina muutus läänega rohkem seotuks, sai relvi, väljaõpet, raha ja poliitilist toetust. Täielik liitumine Euroopa Liiduga ei pruugi praegu toimuda, kuid Kiievi strateegiline tee on juba Moskva orbiidilt lahkunud. Vladimir Putin üritas Ukrainat jõuga kinni hoida, kuid lõpuks tõukas ta selle riigi hoopis lõplikult eemale. Kriis Hormuzi väinas on veel üks märk ebastabiilsest maailmast, samal päeval, kui Venemaa püüab toime tulla sisemiste rünnakutega. Iraan teatas taas marsruudi sulgemisest, süüdistades Iisraeli rünnakutes Liibanonis ja süüdistades relvarahu rikkumises. See marsruut on tundlik, sest sealtkaudu liigub oluline osa maailma naftast. See ebastabiilsus on kasulik režiimidele, kes elavad geopoliitilisest väljapressimisest. Iraan kasutab Hormuzi survetööriistana. Venemaa on aastaid kasutanud energiat poliitilise relvana, nagu ka Iraan. Probleem on selles, et nüüd näeb Moskva, kuidas ka nende enda energia muutub sihtmärgiks. Samal ajal, kui Teheran püüab mereteed sulgeda, saavad Vene rafineerimistehased õhurünnakute osaliseks. Kui Vladimir Putin räägib jõust, paistab tema infrastruktuur haavatavana. Mängulaud, mis varem näis soosivad karmide režiimide, hakkab nüüd neilt tasu nõudma. Valge Maja püüab takistada, et Iraaniga sõlmitud kokkulepe muutuks etenduseks, kus Teheran võidab aega, ähvardab laevu ja esineb veel ohvrina. Liikumine kitsal väinal näitab, kuidas autoritaarsed režiimid läbirääkimistesse suhtuvad. Allkirjastavad, kui see on neile kasulik, survestavad, kui saavad ja süüdistavad teisi, kui peavad oma enda manöövreid varjama. Vladimir Putin jälgib seda kõike, püüdes samal ajal säilitada absoluutse juhi kuvandit. Kuid nädal toob teistsuguse pildi. Ukraina tabab Moskvat. Droonid jõuavad Siberisse. Poola karistab Volodymyr Zelenskõid ilma Kiievit hülgamata. Euroopa Liit aeglustab Ukraina täisliikmelisust, kuid hoiab riiki siiski Euroopa teel. Iraan tekitab segadust Hormuzi väinas ja lisab ülemaailmsele energiale veelgi pinget. Mitte miski sellest ei näita rahulikku maailma. See näitab maailma, mis on põlemas. Sõda on samuti jõudnud psühholoogilisemasse faasi. Iga tabatud rafineerimistehas nõrgestab venelaste turvatunnet. Iga Medvedevi ähvardus näitab närvilisust tippjuhtkonnas. Iga diplomaatiline tagasilöök Zelenski vastu paneb proovile Lääneliidu vastupidavuse. Ja iga uus kriis Lähis-Idas avaldab samal ajal survet energiale, kaubandusele ja valitsustele. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.